Margo, äkki räägid natukene endast lähemalt, et mis sa oled teinud ja siis, mis sul plaanis on? Tervist, mina olen siis Margo Kuiv, olen sporti teinud juba väiksest peale, kaua aega, alustades siis raskejõustikust, maadlusest, pallimängudest, kahevõitlusaladeni välja. Olen jooksnud palju maratonelus ja nüüd siis tekkis selline huvitav idee teha midagi teistsugust ja mingit uut väljakutset otsida. Ja siis sai ka plaani võetud see maraton. Okei. Kui vanalt sa alustasid sporti? Ma arvan, et see võis olla isegi juba sealt 8-9 aastaselt. See oli siis, alustasin siis Kreeka-Rooma maadlusega, see oli siis isegi 6-7 aastat umbes. Okei, päris palju. Peale seda siis läksin üle raskejõustiku peale, tegelesin erinevate pallimängudega ja siis mingi aeg leidsin tee siis MMA juurde. Nüüd sellest üritusest, kuhu sa saad minna, et räägi paari sõnaga lähemalt, et mis asi see täpselt on, kes sinna pääsevad ja miks sa seda tahad teha? Miks? Okay. See üritus siis liigitatakse ultramaratonide alla ja see on üks maailma raskematest maratonidest. Selle ürituse nimi on Marathon des Sables. See algab pihta siis Lõuna-Marokost ja kulgeb siis läbi Sahara kõrbe. Et distantsi pikkuseks on kuskil 250 kilomeetrit ja see kestus on umbes nädal aega. 6 päeval, 6 etappi, igal etapil erinevad kilomeetrid on paika pandud täpselt. Mõni päev vähem, mõni päev rohkem, kõige pikem etapp on 81 kilomeetrit. Ja miks ma tahan sinna minna, on just see, et ma arvan, et see on väga hea koht, kus panna inimvõimete piirid proovile, nii psüühiliselt, vaimselt, füüsiliselt. Väga paljud seda maratoni alustada ei lõpeta, see protsent võib olla isegi 50-50 täiesti. Et just selle suurel etapil paljud murduvad. Seal tekivad krambid, vedelikupuudused, villid, igasugused psüühilised tõrked. Selles suhtes on minu jaoks on väga hea koht sellest proovile panna. Okei. Millal see üritus toimub? Et kuna sa tahad minna sinna? See üritus toimub iga aasta aprillis ja kui võimalik juba, siis üritaks minna aprill 2017. Ma saan aru, et see üritus on paras enesepiinamine ja ma arvan, et päris paljudel eestlastel tekib küsimus, et miks sa tahad seda teha või miks on sul vaja ennast piinata niimoodi? Teistel inimestel on võib-olla piinamine ja minu jaoks on see täpselt selline koht, kus mina kompan oma piire, milleks ma olen suuteline ja kas ma saan sellega hakkama. See on nagu minu jaoks enda tõestamise hetk ja tahaks teha midagi teistmoodi. Alati, kui ma võtan mingi eesmärgi, selle saavutan, siis järgmine kord ma proovin alati sammu võrra suurema tükki ammustada. Kes tahavad aidata Margol seda eluunistust siis saavutada, saavad väikest toetuse anda läbi toetusprojektide, sest et see maksab päris palju. Aga Margo, räägi, palju see projekt sul reaalselt maksma läheks ja kas sul on midagi olemas ka juba? Kindlasti mul on mingid säästud juba väikselt on ja ma tegelen siiamaani selle kogumisega, aga see projekt on siiski väga kallis, ainuüksi stardimaks on sinna siis 3200 €, pluss veel juurde lisada sinna muud kulud, lennupiletid, hotellid ja kõik muud jooksvad kulud, abilised, siis ma arvan, et kogu see projekt võib umbes 10 000 € maksma minna. Okay. Ja kindlasti ma peangi enda eeliseks just pikamees distantse, sellised sprindiamasid. Et ma arvan, et just minu tugevad pooled ongi siis vastupidavus ja selline ja psüühiline pool. Kindlasti enda miinuseks, mis ma arvan, võib seal maratonil olla kuumus, kuna ma ikkagi olen Põhjamaa inimene ja pole harjunud sellises kliimas jooksma, selliseid pikki vahemaid, see võib olla väikseks takistuseks, aga selle jaoks oleks ka kindlasti sellest eelnevast summas, mis võiks olla kindlasti väike laager kuskil ennem proovida, panna oma võimet proovile ja teistada. Okay. Margo, räägi, kuidas sa jõudsid konkreetselt selle ürituseni, et sa nagu lihtsalt surfasid mööda neti ringi ja vaatasid, mingi ultramaraton jälle, et läheks sinna ka või kuidas see nagu käis sul? Tegelikult see oligi nii, et nagu sa rääkisid, et surfasin internetis ja leidsin. No ma jooksin eelnevalt juba erinevaid maratone ja ekstreemranne ja takistusjookse ja siis tekkis selline mõte, et võiks ka midagi muud proovida, midagi veel hullemat ja huvitavat, kreisimat veits.
ja siis surfasingi internetis ja vaatasin, see oli juba aastaid tagasi, aga see hetk lihtsalt jäigi see mõtteks, sest ma teadsin, et teostuseni kindlasti ei jõua, kuna materiaalne pool ei ole nii tugev ja võib-olla ka füüsiline pool. aga nüüd siis mul väga hea tuttav Rain Suursaar tegi omale MTÜ projekti, millega ta siis toetab sportlasi nende eesmärkide täitmisel ja pakkus mulle sellist võimalust ja mõtlesime, et miks mitte äärindus harjast haarata ja proovida. Ja kui kellelgi on siis soov ja huvi Margot toetada selle projekti raames, siis selleks on hea võimalus lugeda projektist lähemalt toetusprojekt.ee ja selle kaudu saab ka avaldada siis toetust finantsiliselt. Soovitan.